Kaalukirurgia peale võiksid mõelda need inimesed, kellel ülekaalu on vähemalt 25 kilogrammi ja kelle kehamassi-indeks on vähemalt 30. Kui me võtame meie keskmise patsiendi, kes on naine, kes on 47-aastane, 166 cm pikk ja kaalub 107 kilo, siis kaalukalkulaatori põhjal on tal vahemikus 35–40 kilogrammi ülekaalu. Loomulikult kehtib sama ka meespatsientide osas. Meie keskmine meespatsient on 175 cm pikk ja kaalub 123 kilo. Ja oodatav kaalulangus sellisel mehel on umbes suurusjärgus 30 kilogrammi. Ja kui me vaatame operatsioonist saadavat tervisekasu, siis tegelikult on see meeste puhul isegi suurem kui naiste puhul, sellepärast et meheks olemise iseärasustest tulenevalt rasvumine kahjustab mehe tervist oluliselt rohkem kui naise tervist. Selleks, et aru saada, kuidas maovähendusoperatsioon töötab, siis palun kujutage ette kehakaalu regulatsiooni termostaadi põhimõtted. Nii nagu termostaat hoiab ruumitemperatuuri stabiilsena, kasutades selleks siis küttesüsteemi ja jahutussüsteemi võimalusi, nii hoiab ka meie keha oma kaalu stabiilsena. Ning kui me üritame kaalus alla võtta, näiteks siis kas erinevate dieetide läbi või oma elustiili korrigeerides, siis keha hakkab sellele vastu, tekitades näljatunde, põhiainevahetuse intensiivsuse langus. Ja see on ka põhjus, miks enamus dieete läbi kukub. See muutus, mille operatsioon endaga kaasa toob, seisneb selles, et me keerame selle termostaadi madalama numbri peale. Näiteks meie 107-kilosel keskmisel naispatsiendil reguleerime me tema kaalu siis operatsiooni tagajärjel vahemikku 75–80 kilogrammi. Peale kaalukirurgilist operatsiooni meie põhiainevahetus ei muutu. Patsiendi enesetundes ja käitumises väljenduvad need muutused vähenenud söögisuna, muutunud toidueelistuste ja toiduvalikutena ning samuti suurenenud kehalise aktiivsusena. Jõudmaks meieni ja operatsioonini meie juures, minge esmalt meie koduleheküljele, seal on väga palju asjakohast informatsiooni. Samuti täitke ära testi end päringuvorm ja positiivse vastuse korral registreerige end kirurgi vastuvõtule. Operatsiooni saame pakkuda reeglina 1 kuu jooksul. Sellesse operatsiooni eelsesse aega mahuvad täpselt vajalikud uuringud, vajalikud analüüsid ja vajalikud nõustamised. Operatsioon ise teostatakse alati üldnarkoosis, ta võtab keskmiselt aega umbes 1 tunni ja operatsioon on alati laparoskoopiline, see tähendab, kõhuõnde viiakse 5 umbes sellist pastapliiatsi jämedust instrumenti. See tähendab, mingit suurt haava ega suurt armi operatsioonist ei jää. Suurem osa patsientidest saab koju järgmisel päeval. Koju minnes on nad võimelised autot juhtima, nad võivad poes käia, jalutada, jalgrattaga sõita, kuid tööle ei soovita ma minna enne kui 2 nädala möödudes operatsioonist. Ja see on pigem mitte seotud niivõrd füüsilise valuga või mitte hakkama saamisega, kuivõrd kõigega, mis puudutab toitumist peale operatsiooni, mis vajab aega ja tähelepanu. Me pakume patsientidele jälgimist ja nõustamist vähemalt 2 aasta jooksul peale operatsiooni ja kui patsiendid peaksid ükskõik millisel ajahetkel meid vajama, on neil küsimusi, on neil muresid seoses läbi tehtud operatsiooniga, siis oleme me alati kättesaadavad ükskõik kas telefoni teel, meili teel või muul viisil.